Tundub, et diskrimineerimine on saanud osaks meie ühiskonnas juba ja mitte ainult tavakodanike suhtes, vaid ka isegi Riigikogu liikmete suhtes. Kelle poolt? Eks ikka politsei poolt. Politsei teostab meie üle totaalset kontrolli hoolimata seadustest, mis peaksid kehtima kõigile. Aga mis see tühipaljas Riigikogu liige ikka on. Ja muidugi eriti Riigikogu liikmed, kes kuuluvad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonda. Täna hommikul oli selline juhtum, et palun 3 minutit lisaaega veel. Palun 3 minutit lisaaega. Eesti Konservatiivse Erakonna saadik Kert Kingo tuli tööle autoga, sõitis lossi poole mäest üles ja kiriku eest asus sooritama pööret vasakule, et pääseda lossi hoovile. Ühel hetkel seisis kõpsti tema kõrval sinises mundris politseinik. Ma eeldan, et tegemist võis olla valitsusasutuste julgeoleku tagamise töötajaga, kes teatas talle esimese asjana: miks te rikute liikluseeskirju, siit ei tohi sõita. Kujutate ette? Siit ei tohi sõita. Ei mingit sellist tavalist tegevust, mis kaasneb rutiinse liiklusjärelevalve kontrolliga, kus politseinik peatab sõiduki, kõigepealt tutvustab ennast, esitleb oma nime, ametinimetuse ja siis selgitab, milles on peatamise põhjus. Praegu käis kõik teistmoodi. Miks te rikute liikluseeskirju? Ei ühtegi sellist asja, et kes ma olen või mis ma olen. See on liiklusjärelevalve väga ränk rikkumine. Mind ei huvita see, et tegemist võib olla mingisuguse eriüksusega või siis valitsusasutuste julgeoleku tagamise töötajaga. Kui nad asuvad teostama liiklusjärelevalvet, siis nad peavad ennast esitlema ja meil on õigus teada, kes on see isik, ametiisik, kellele me peame vastused andma. Aga kõige kurioossem on muidugi hoopis see, et lugupeetud kontrolli teostaja, kes eiras jämedalt liiklusjärelevalve korda, ei ole oma liiklusalased teadmisi endale selgeks teinud. Nimelt on asi selles, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Kert Kingo ei rikkunud ühtegi liikluseeskirja. Nimelt seisab enne kirikut selline liiklusmärk, kohustusmärk number 413, kohustuslik pööre paremale, ehk siis suunatakse liikluse ümber Vene Õigeusu Kiriku. Kuid selle kohustusliku märgi all on lisatahvel, välja arvatud Riigikogu Kantselei lubadega. See tähendab, et Kert Kingol puudus igasugunegi vajadus ja kohustus teha ringi ümber kiriku. See on nagu asja üks pool. Ja ma olen veendunud selles, et see, kes asus teostama ebaseaduslikku liikluskontrolli, pidi nägema ka seda, et Kert Kingo võttis välja oma loa, millega tal on õigus siseneda Riigikogu territooriumile, vaatamata sellele asus ta teda ründama liikluseeskirjade rikkumise egiidi all. See on nagu, ütleme, selline asja formaaljuriidiline pool, aga tegelikult on küsimus selles, et minu hinnangul praegu see märk ei kehti ka isegi mitte tavakodanikele. Põhjus on selles, et teatavasti on liiklusmärk, millega kehtestatakse teatav liikluskeeld, liikluskord, teavitakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda. Liiklusmärkidel on omad nõuded, parameetrid, milline on tema diameeter, milline on tema mõõtmed ja märgistus. See märk, mis kohustab sõitma paremale, ei vasta nendele standarditele. Tegemist on kehtetu liiklusmärgiga. Ja nüüd kasutame me võimalust, et rünnata ikkagi ainult
EKRE inimesi, sest vahetult enne Kert Kingot tegi samasuguse manöövriga üks teine auto. Teda ei torgitud. Kui see ei ole diskrimineerimine politsei tasandil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmete suhtes, siis ma küsin, mis asi see on, lugupeetud siseminister? Aitäh! Aitäh! Kuna mainiti Kert Kingot läbirääkimiste käigus, siis Kert Kingol on õigus vastulauseks. Palun, Kert Kingo. Aitäh sõna saamast. Ja ma pean tunnistama tõesti, et Kalle Grünthali välja toodud situatsioon leidis täna hommiku aset ja ma pean tunnistama, et see minu poole pöördumine oli verbaalne jõhkrutsemine. See ei puutunud kokku kuidagi tavaolukorras oodatava politsei käitumisega, mis iganes, ja see oli kindlasti äärmiselt ebameeldiv. Mis puutub diskrimineerimisse, siis ma tunnustan sotsiaaldemokraate selle eest, nad sellise ühe väikse killukese diskrimineerimisest siin saali tõid, aga meil on diskrimineerimine, nagu me nüüd täna kuulsime, ka igal sammul, igal minutil, igal pool ja erinevate inimeste suhtes. Ja sellega peab tegelema. Hiljutine diskrimineerimine toimus siinsamas Riigikogu platsil, kus rahumeelseid inimesi tuldi siis takistama oma meelsust väljendama, hambuni relvastatud eriüksuslastega, sama toimus ka Vabaduse väljakul. Et ma loodan väga, et me edaspidi mitte ei hakka üksikuid grupikesi siin kaitsma ja nende eest seisma, vaid me peaksime meie ülesanne tegeleda kõikidega ja tagada kõikide inimeste õigus ja kaitse diskrimineerimise eest. Aitäh! Viimastel päevadel on politsei kasutanud Toompeal taktikat, mis käsitleb endast ikkagi väga konkreetset suhtlemist, inimeste abistamist, suunamist, viitamist ohtudele, et nad ei koguks ennast rohkem kui 10-liikmelistesse gruppidesse, järgiksid 2+2 reegleid ja seda me oleme siiamaani ka läbi viinud.